tere, mina olen Melissa-Mariel Korjus. Ja mina olen Roger Andre. Ja täna me tutvustame teile Eesti muusikaettevõtluse auhindade nominente. Muusikaajakirjanikuks sain ma niimoodi, et ma tegelikult õppisin inglise filoloogiat ülikoolis, aga kuna ma olen alati olnud muusikast väga huvitatud, siis ma hakkasin mingil hetkel pidama blogi, mis oli vist 2000-ndate keskpaigas, oli päris populaarne ja siis ma tegin ka niimoodi nagu mitte väga suure lugejaskonnaga blogi. Ja ühel hetkel siis Müürileht otsis reporterit, suvereporterit ja siis ma otsustasin kandideerida sinna. Tegin alguses üksi festivali reportaaže ja hakkasin vaikselt sinna kirjutama ja siis umbes 2 aastat hiljem siis sain ka täiskohaga muusikatoimetajaks. Minu nimi on Siim Nestor. Põhikohaga töötan ajakirjanikuna Eesti Ekspressi kultuuriosakonnas Areen. Ühtlasi teen raadio 2, teen ise ühte saadet ja ühes saates olen selline alaline meliseja, need on Lill saade ja muusikanõukogu. Ja kaua ma olen tegutsenud muusikaajakirjanikuna aastast 1992 sügisest. Päris pikalt juba. Kuidas sa sellise nagu eriala juurde sattusid? Sest tegelikult muusikaajakirjandust ju ei saa õppida otseselt. Ja ma läksingi õppima ajakirjandust Tartusse ka selle mõttega, et must saaks muusikaajakirjanik. Ja ma tegin selle vea, et ma otsustasin juba 9. klassis ära, et kes must tahab saada. Kuna ma ise muusikat teha ei suutnud, siis ma pidin teist kaudu sinna muusika sisse minema. Ja minu nimi on Johanna-Maria. Johanna-Maria Mängel, mitte ajada segamini Johanna Mängeliga, kes töötab Klassikaraadios. What are the odds? Mul ei ole nii pikka staaži ette näidata kui Siimul. Ma just vaatasin, et minu esimene artikkel ilmus 5 aastat tagasi Sirbis ja peale seda olengi vabakutselisena toimetanud, kirjutanud erinevatele väljaannetele. Kuni nüüd selle aasta alguseni olin ka edasis muusikatoimetaja, nüüd jätkan seal kaasautorina. Ja kuidas sina sattusid muusikaajakirjanduse peale? Nad sa ütlesid enne, et muusikaajakirjandust ei saa õppida. Saab küll. Saab. Mul on bakalaureuse kraad muusikaajakirjanduses, küll mitte Eestis, aga Inglismaal. Mis muusikat te nagu ise kuulate või mis teile endale hullult meeldib? No igasugust selles mõttes. Olen üsna omnivoorne muusikakuulaja, aga võib-olla sellised, mis nagu alati toimivad, on neo-soul ja funk ja disko. Ma kuulan igasugust muusikat, aga võib-olla kõige õigem oleks selline tume elektroonika, mis on siis elektroonilise põhjaga, aga võib-olla selline saksa industriaal electronic body music, selline rütmikas tantsumuusika nii-öelda, aga ka tekno, aga samas mulle meeldib ka selline nüüdisklassika, aga popmuusika absoluutselt kõike nagu, et võib-olla kõige võhikum ma olen just räppmuusika alal, et sellega ma kuulan, aga ma ei ole spetsialist kindlasti. Sel kevadel ma olen hästi palju huvi tundnud Aafrika popi, räpi ja R&B vastu ja ka üleüldiselt niimoodi viimane 5 aastat on mu teravdatud huvi olnud uuelaine räpi päralt, sellepärast, et mulle tundub, et selles muusikas on praegu kõige rohkem midagi uut, midagi uudset, seal tehakse midagi, mida ei ole varem tehtud. Kuidas sa tunned, et nagu muusikakriitik olla on või ma ei tea, kas kriitik on üldse hea sõna sinu jaoks? Ma ennast otseselt vist kriitikuks ei peaks, sellepärast ma alati selle kriitiku töö jätan teistele teha, kes on siis plaadiarvustajad. Mul on seal kujunenud välja juba siuke ustav ringkond inimesi, keda ma nagu usaldan plaate arvustama ja kes teevad väga hästi oma tööd. Et ma ise ma pigem teen natukene siuksi mahukamaid artikleid, võtan natukene seda enda peale seda asja, aga kriitikut otseselt ma ennast praegu ei peaks. Aga kas nagu mingid artistid ka proovivad nagu rohkem pugeda, et saada mingid
Pugemist ei ole selles mõttes, et lihtsalt inimesed võtavad ühendust, et kas saab intervjuusid või siis plaadiarvustusi, et selles mõttes otseselt mingit sellist altkäemaksu keegi ei anna, aga ikkagi me oleme ühenduses nende erinevate artistidega. Kuidas te üldse valite neid inimesi, keda siis arvustada või neid bände? Arvustamise puhul ma ikkagi üldiselt, et oleks võimalikult laialdane valik muusikat. Ehk siis alustades folgist, lõpetades täiesti mingi sellise dekonstrueeritud klubimuusika, mis on nagu praegu see kõige moodsam asi, mis on nagu hästi erinevatest stiilidest ja nagu ma ei tea, elektroonikaprogrammide selline nüpeldamine nii-öelda. Aga jah, et võimalikult Aia Harden oleks, aga üldiselt me tahaks anda rohkem nii-öelda parketti siis selliste artistidele, kes võib-olla alati nagu suuremates meediates tähelepanu ei saa, et üritaks neid kaevata. Aga kui raske on Eesti artiste arvustada selles mõttes, et Eestis ju kõik tunnevad üksteist, et kas on seda ka, et teile on tuldud kuidagi pugema selle pärast või kas on raske ka öelda selliseid kurjemaid sõnu või? Ma arvan, et tuleb ise võtta see otsus vastu ja see positsioon, et sinu töö on olla aus nii lugeja ja kuulaja kui ka artisti enda suhtes. Et ma tahaks mõelda, et lõppude lõpuks on see aus ja konstruktiivne tagasiside kasulikum ja parem kui küll viisakas, aga tühi jutt. Ja ma omalt poolt ei ole kogenud ei mingisugust üleliigset aukartust või pugemist. Et ma arvan, et see teema, selline nagu eetika piir, PR ja ajakirjanike vahel on oluline asi, millele mõelda. Aga ma arvan, et see tuleb teravamalt esile riikides, kus ongi see muusikatööstus kuidagi jõulisem ja võib-olla ka see on ajas muutunud, kui suur roll on muusikapressil ja kui suur kontroll on plaadifirmadel selle üle, mis muusika üldse inimesteni jõuab, et nüüd see ligipääs on nii palju avanenud. Aga ma arvan, et see meie kohalik muusikatööstus ei ole vast nii küüniline ja et muidugi jah, on kingitud plaate või kutsutud kontserdile, kuid reeglina on see tulnud pärast kajastust ja ma tajun seda kuidagi pigem mingi sellise žesti või vastastiku austusavaldusena, mitte manipuleerimisena. See on piletiplaat on tegelikult see töövahend sulle, et saaks just, et see on osa ka sellest, jah. Mingit pugemist küll ei ole ka kartmist, selliseid äärmuslikke nähte siin Eestis ei ole, aga tõepoolest siin Eestis kõik tunnevad üksteist. Et sellist ümmargust tühja juttu ei ole mõtet rääkida, sa peadki olema aus. Kellelgi ei ole kasu sellest ümmargusest tühjast jutust. Ja paralleel, mis ma alati toon, on see, et sa ju eeldad ka näiteks oma sõbralt, et ta on sinuga aus. Nüüd põhimõtteliselt on muusikakriitik ja muusiku kõige parim sõber ainult siis, kui ta on aus, mitte siis, kui ta hakkab teda mingist tilulilu keeles üles kiitma. Ma mõtlen, kui sa nagu oma lihtsalt nagu naudid muusika kuulamist, nagu need hetked, kui sa naudid, kas seal ikka on mingi väikene niisugune analüüsimine? Tegelikult mul ongi niimoodi, et ma ikkagi alati üldiselt analüüsin, et mõni on niisugune, et kui sa hakkad kuulama, siis ilmselgelt kaob nagu taustaks ära, aga see ikkagi jah, kuidagi otsid sealt mingisuguseid detaile, et mis on põnev ja mis ei ole. Et selles mõttes, kui ta ikkagi nagu nii-öelda kõrva ei hakka kohe, et siis alati ei ole huvitav, aga selles mõttes mul on jah tihti niimoodi, et mul ei ole, et alati esimese korra kõik lood meeldiva hakkavad, et tihtipeale ma pean plaati näiteks vahepeal isegi kas või 10 korda kuulama, et sa tabad selle momendi sealt ära. Aga kus sa tavaliselt kuulad seda muusikat, kui sa just nüüd arvustama hakkad, et kus sa tavaliselt kuulad? Tavaliselt ma ikkagi kuulan kodus arvutis, teen mingeid muid asju samal ajal, et mul ei ole sellist momenti, et ma otseselt nagu võtan spetsiaalse kuulamisaja nii-öelda või lähen jalutama, et viimasel ajal ma jah, eriti nagu linnas ei kuulagi, et varem ma tegin seda, aga nüüd on jah kuidagi rohkem, muidugi koroonaaega, et ma olen koju nagu ära kuidagi harjunud sellega. Mida sa soovitaksid nendele noortele, kes tahaksid muusikaajakirjanikuks saada? Ma soovitan hästi palju muusikat kuulata ja
lugeda ka üldiselt nagu muusika nii-öelda taustasid, et kes need muusikud on, kes seda teevad, otsida sealt mingisuguseid mingeid põnevaid aspekte, mis annavad võib-olla sellesse nii-öelda leksikoni natukene juurde, et teil oleks sellist tausta, millega võrrelda erinevaid artiste või mida küsida inimestelt ja alati võib muidugi Müürilehte saata oma töid ka, et siis me saame tagasisidestada ja võite varsti juba kirjutada meile. Ma arvan, et võiks kindlasti lugeda muusikaajakirjandust, nii eesti kui ingliskeelset ja lihtsalt hakata pihta, et need esimesed arvustused või kirjutised saavad kindlasti olema sellised väga püüdlikud, aga võib-olla ei jõua päris eesmärgini ja see on okei. Kui tõesti tahab keegi muusikaajakirjanikuks saada, ma eriti ei soovita seda. Põhiline on see, et kui sa veel kindlasti kui noor olla, siis võimalikult palju olla hästi julge, isegi ülbe ja jultunud, et pigem plärtsuda, kui olla viisakas ausalt öeldes, vähemalt noorena. Aga kui raske on üldse muusikaajakirjanikuna tööd saada? Kui teie olete seal ees sellised head ajakirjanikud, et kas on üldse juurde vaja? No mina ei teegi selles mõttes seda oma põhitööna ja ma olen seda alati teinud millegi muu kõrvalt. Ma arvan, et Eestis ilmselt ei olegi vaja mitmeid ja mitmeid täiskohaga muusikatoimetajaid. Ma arvan, et arvustusi ja selliseid kultuuriteemalisi kirjutisi oodatakse väga mitmete väljaannete poolt. Kas seda saab täiskohaga tööna teha, see on teine küsimus. Aga kui sa tahad kirjutada muusikast, siis on see täiesti võimalik. Eks muusikaajakirjanduse seis ei ole üldse mingi väga hea. Mis neid Eesti muusikaettevõtlusauhindu hakati jagama kas 4 või 5 aastat tagasi. Mul ei ole meeles, aga nagu päris ammu. Ja sel ajal veel olid mitmes tähtsamas kõigis tähtsamates Eesti väljaannetes oli oma muusikatoimetaja, oma popmuusikatoimetaja olemas. Vahepeal jäi minu arust ainult Eesti Ekspressi ja vist Õhtulehte ja Kultuur RR-i. Aga see on ka sellest, et ega neid väga palju ei loeta. Ütleme siis, ajalehed tänapäeval mõõdavad oma edukust vist või oma materjalide edukust selle läbi, kui palju neid vajutatakse veebis, eks ole. Ja plaadiarvustused ja muusika teemalised lood on seal kõige all reeglina. Et meil ei ole ka eraldi muusikaväljaaned, kus sealt saad mõõta, mis ansamblite, mis laadi artistide need on. Võib arvata, et äkki seda ei olegi, siis äkki vaja seda muusikaajakirjandust. Aga kui see kõik jääb ainult selle muusika suhtlus või kommunikatsioon, sellest rääkimine jääb sotsiaalmeediasse, raadiosse ja siis, ma ei tea, inimeste omavahelistele kommentaaride jagamisele Instagramis, YouTube'is ja Facebookis, siis see jälg jääb nii ajutatult, nii prügine ja nii väike maha, et kui siis 30 või 40 aasta pärast keegi tahab saada pilti, mis praegu meie muusikas toimus, siis tal ei ole väga seda kuskilt nagu võtta, et ka iga nagu plaadiarvustus lõpuks aitab kirjutada seda Eesti muusika nagu ajalugu. Aga suur aitäh teile selle toreda intervjuu eest ja meie hoiame teile igal juhul pöialt. Suurt edu teile! Ja kohtume juba siis 11. juunil.